Kas oled oma elus leidnud selle nii-öelda enda asja, mis sind innustab ja paneb tegutsema? Mis selleks on ja kuidas selleni jõudsid? Jah, minu elu või tegemised on päris tihedalt seotud igasuguste käeliste tegevustega ja loominguga. Et oma eriala mõttes ma töötan käsitöökodunduse õpetajana ja mulle väga meeldib tekstiilimaterjalidega tegeleda ja kõiksugu asju luua ja süüa valmistada. Ja see, kuidas ma arvan, oma ametini jõudsin, oli võib-olla seotud sellega, millised olid minu huvid teismeliseas. Mulle väga meeldis igasugune looming ja joonistamine ja loomine. Ja tänu oma toetavale perekonnale ka ma arvan, et ma jõudsin mingisuguste huviringideni, mis kasvatasid minus kuidagi neid oskuseid ja äratasid veel rohkem huvi. Ja ühel hetkel ma kuidagi jõudsingi just sellise erialani tänu ka võib-olla oma emale, kes samuti on õpetaja. Et ma kindlasti ei saa nagu välistada kõike seda, mis mu taust on, et kuidas ma nagu jõudsin oma erialani, aga ma arvan, et üldisemalt või laiemalt see, kuidas me jõuame enda mingisuguse sellise, mis on see minu asi, mida mul elus meeldib teha, et on hästi vajalik, ma arvan, et 2 aspekti selle juures. Esiteks, üks asi on see, et sa julgeksid proovida ja katsetada. Et kui sul tekib mingisugune mõte, ükskõik kui tobe see võib-olla sinu jaoks tundub. Ütleme, et sa tahad näiteks, ma ei tea, proovida, kuidas on kitarri mängida või proovida mingit huvitavat või väga teistsugust spordiala näiteks või sa huvitud hoopis mingist tegevusest, mis on hästi nagu teistsugune, millega su ma ei tea, sõbrad või perekond või keegi tuttav tegeleb, et siis tunne huvi kõikide selliste asjade vastu ja julge nagu katsetada ja proovida ja kes teab, mis sellest saab. Et vähemasti minu kogemus on küll selline, et mida rohkem sa nagu seda huvi toidad, seda rohkem sa õpid ja avastad ja seda rohkem sa kasvad selle nii-öelda selle enda tegemise sisse nii-öelda. Ja isegi kui sa fail'id ja täielikult ebaõnnestud ja kukud läbi, siis minu meelest see on kõige suurepärasem koht, kus sa võid näha arengut, et mida sa saaksid teha paremini ja kas üldse võib-olla muuta seda tegevust või minna siis järgmise tegevuse juurde. Ma arvan, et see kehtib ka täpselt samamoodi koguduses kaasateenimise kohta. Et mina küll teismelisena julgesin, ma ei tea, kust mul see julgus tuli, et ma tahtsin proovida väga erinevaid asju, et ma võib-olla tüdinesin mingisugusest asjast ära ja siis juba tegin järgmist asja ja lõpuks võib-olla koguduses ka olen jõudnud selleni, et üldse vaimulikus töös kaasateenimises, et mulle meeldib korraldada üritusi ja mulle meeldib kuidagi ruume kujundada ja olla sellises tegevuses kaasas ja see ruumide kujundamine, ürituste teema, ma arvan, minu ellu tulnud ka tänu sellele, et mul on olnud võimalus korraldada erinevaid pulmi sõpradele ja et Jumal on nagu kuidagi ehitanud seda baasi ja andnud mulle mingi kogemuse juba ette, et ma olen tahtnud ka koguduses kuidagi laiemalt kaasa teenida. Et see on kindlasti üks asi, et julge võtta vastu igasuguseid väljakutseid, suuremaid ja väiksemaid. Ja ole nendes järjepidev, et julge nagu järjekindlalt proovida ja õppida mingeid oskuseid ja lihvida neid. Ja teine väga oluline asi minu meelest selle juures on see, et võta vastu kõiksugused soovitused, mida sinu lähedased sulle annavad. Jah, vahel me peame olema ettevaatlikud, et kui meil on mingi unistus, mis võib-olla hulljulge ja võib-olla me lähedased ei näe, et me suudaks seda täita, siis pane täiega edasi, aga samas tunneta ise ära, et missuguste tuttavate, sõprade, pereliikmete hääl on see, mis sind kuidagi edasi viib ja julgustab ja mis on see, mis sind maha tõmbab. Nii et ole julge katsetama.